Tere, kallis Rakvere kogudus, kõik külalised, sõbrad, kes mind tunnevad ja kes ei tunne, siis teile ma ütlen niimoodi, et Karl Känd on minu nimi. Ma olen 26-aastane, töötan koolis huvijuhina. Ma olen päästetud, ristitud ja olen EKNK elukoguduse liige. Vot. Ja teate, täna mul on suur eesõigus ja rõõm olla siin teie ees, seista kahel jalal tegelikult. Ja tahan teile rääkida Jumala imest, sest et meil on imede Jumal ja täna päevalgi ta teeb veel imesid. Amen. Palves on vägi, seda ma kogesin väga selgelt selle looga, mida ma teile tahan jagada. Nimelt eelmisel aastal sügisel mul siis mind saadeti arsti juurde põlvevalude käes, ma olin ja vaevlesin ja ma ei teadnud, mis mul täpselt häda on. See oli juba pikaajaline mure ja siis ma läksin arsti juurde, nii nagu võib-olla Eesti meestele väga kombeks ei ole, aga läksin. Ja küsisin siis arstit, et mis nüüd saab, mis teha ja kus edasi. Ortopeed on see, kes mu vastu võttis, saadeti mind MRT-sse ja seal siis tehti pilt minu põlvest. Ja see oli üks siuke päris pikk protsess, mis jõudis sinna välja, et mul tuvastati meniski rebend. Ja menisk on siis selline väike side osa meie põlves, meil on mõlemas põlves neid 2 tükki ja ta on siis põhimõtteliselt reieluu ja siis sääreluu vahel ja tema ülesandeks on siis hõõrdumist vähendada. Ja kuna mul see rebend tuvastati, siis see oli see põhjus ja see diagnoos, mis mul anti doktorite poolt. Ja see ei olnud ainult üks arst, kes mind vaatas, vaid seda pilti tegelikult analüüsisid mitu arsti ja nende kõigi diagnoos oli mulle sama, et härra, teil on meniski rebend ja teid tuleb saata operatsioonile. Operatsioonil oli 2 väljundit. Kas mu menisk eemaldatakse või siis seda üritatakse taastada? No, ma ütlesin doktorile, et jõle tore oleks, kui te üritaks seda taastada, et ma olen noor mees ja tahaks veel võib-olla natuke sporti teha, kui mulle seda antakse. Ja selle kõige lõpuks siis otsustati tõepoolest, et selge, meie analüüside tulemusel ja selle kõige väljundiks me tahame taastada sinu meniski ja selleks määrati mulle operatsiooni ajast 13. august. Mind hoiatati ette, et see tähendab seda, et kui me selle taastame, siis 2 kuud sa oled karkudel. Ja see oli hirmutav, sest ma töötan koolis, ma jooksen treppidest iga päev, ma ei teadnud täpselt, mis see endast kujutab. Operatsiooni ees üldse mul oli suur hirm. Ja kui tuli operatsiooni päev kätte, 13. august, siis see sattus olema samal päeval, mis see on teisipäev ja kus toimuvad Nõmmel meeste hommikud. Ja ma olin seal muidu ka käinud ja käin ikka ja siis ma tundsin südames, et ma pean minema sinna ja esitama selle palvesoovi. Ütlema teistele välja, et mul on hirm, ma ei tea, mis saab ja mul on põlves valud ja mulle tehakse operatsioon. Ma läksin sinna Nõmmele ja esitasin selle ja 3 meest tuli eraldi minu eest palvetama siis, kui seal palveaeg oli. Nad panid käe minu põlve peale, nad palvetasid mu põlve eest ja ma ei ole kindlasti mitte umbusklik inimene. Ma olen kasvanud kristlikus peres, mind on õnnistatud ja selle koha pealt mul oli teadmine selles, et issandas nimes on vägi ja palves on vägi. Aga mul oli raske uskuda seda enda elu jaoks, et päriselt minu elus võib ka ime sündida. Ja ma läksin sinna operatsioonile, ma ei teadnud täpselt, mis saab. Ja see oli naljakas olukord, sellepärast, et seal ruumis oli palju teisigi, kes meniskiga läksid operatsioonile. See oli natuke siuke konveier. Mingi 5 meest umbes olid voodis ja kõik ja siis järjest siin operatsiooni saadi viidi ja siis toodi sealt tagasi. Ja natuke hirmutav oli see, et sa nägid, mis konditsioonis inimesed sealt tagasi tulid. Nad oigasid valudes, suured mehed, sellepärast, et nende põlves oli tehtud lõiked ja nad tulid narkoosist välja, nad täpselt ei saanud aru, mis toimub. Ja ma vaatan seda, ma ütlen, et issand aita, ma ei tea, mis saab ja ma lihtsalt kardan. Ja tuli minu aeg kätte, võeti mind sealt kaasa, viidi operatsioonisaali, pandi narkoosi ja ma ärkan ülesse ja ma tunnen, et mul ei ole valu, mille peale esimese asjana ma mõtlen, et midagi huvitavat. Issand, sa oled hea, aitäh sulle, et ma sain magada ja et ma ei tunne valu sellist nagu need teised, kes ärkasid ülesse. Aga sellega see ei piirdunud.
vaid issand teeb rohkem, kui me ootame. Ja doktor tuli minu juurde, minu ortopeed, ja küsis, Karl, kuidas sa ennast tunned? Ma ütlesin, ma tunnen ennast suurepäraselt, mul ei ole valuvaigistit lisa olnud vaja, et kõik on hästi. Ja ta ütles, et sinu põlvega on selline huvitav lugu, et see diagnoos, mis me sulle panime poole aasta jooksul, mille raames me oleme läinud edasi ja tegutsenud ja siia operatsioonisaali täna jõudsime välja, et me lõikasime sinna põlve sisse, me läksime sinna kaameratega sisse ja me vaatasime sinu meniskit ja sinu menisk oli terve. Ja ma olin äsja narkoosist ärganud, ma täpselt ei saanud aru ja siis ma küsisin härra doktor, et mis see tähendab. Ja härra doktor vastas mulle Keit Sõlgu, ütles, ma ei tea. Aga minu südames tekkis veendumus ja sellel momendil tuli mulle meelde see hommikus ma käisin ja see teadmine, et Jumal on teinud mind terveks. Sellepärast, et palves on vägi. Amen. Ja sellest perioodist, mis ma arvasin, et tuleb 2 kuud karkudel, sai 2 nädalat karkudel. Täna ma seisan, hüppan, kükitan teie ees, võin ükskõik mida teha. Võib-olla füsioterapeut oli väga õnnelik, et ma kõike seda teen. Aga selle kõige keskel mul on südames veendumus ja teadmine, et issand on see, kes mind tervendas. Ja minu julgustus täna on teile lühidalt see, et ükskõik, mis mured sul on, võib-olla sul on usku ainult sinepi ivakene. Minu isa kunagi jutlustas oma jutluses ja ta ütles midagi sellist, mis mulle jäi meelde ja mida ma palvetasin ise ka. Et issand, tule ja astu alla. Tule meie juurde, tule minu juurde, issand. Siis kui ma lähen sinna operatsioonisaali, kus ma ei tea, mis saab ja kus ma välja tulen. Ja issand tuli, Jumal astus alla, halleluuja. Ja ma saan täna tunnistada seda teie ees ja öelda teile, et issand on hea. Ja ta tahab seda teie elude jaoks ka, mitte ainult minule, kes ma seda isegi ei uskunud, et ta suudab teha minu elus. Ja Jumala sõna on elav ja ta elab sellepärast, et ta elas eile, ta elab täna ja ta elab igavesti. Ja nii mina olen tundnud oma elus ja see on see minu tunnistus täna teile. Suur tänu, et olete mind kuulanud. Jeesus on hea, amen.